Silverauto firma üritused on alati suunatud kogu perele. See tähendab seda, et me otsime formaati, mis sobiks igas vanuses lastele. Sel aastal pakkusime välja mitu mõtet ja töötajate suure poolehoiu sai idee korraldada need Tallinki laeval. Tallinki laeval on juba see keskkond teistsugune ja lastel on siin piisavalt palju uudistamist ja vaatamist. Üritus oligi selline ühepäevane kella 11–4 ja kohale tuli umbes 300 inimest, nendest 1/3 olidki lapsed. Kõige huvitavam või ka isegi üllatavam oli korralduse poolel just see, kui distsiplineeritud ja korra armastavad on inimesed laeval. See annab sellise väga meeldiva kindlustunde, et need inimesed, kes on ümber, teavad täpselt, mida teha, kuidas teha ja kuna teha. See annab korraldajale sellise hästi positiivse tunde, et inimesed on sinuga koos, mõtlevad kaasa ja midagi ei jäeta juhuse hooleks. Kui suvepäevade traditsioonilisel ülesehitusel on tihtipeale toitlustus selline looklev supisaba, siis Tallinki puhul oli just väga positiivne see, et toitlustusvõimalused on ju kõik kohapeal olemas. Ka personali oli piisavalt, seetõttu meie inimesed said väga maitsva toidu väga kiiresti ja mugavalt kätte ja tõesti nad jäid väga rahule. Ma arvan, et Tallinki laeval saab korraldada väga mitmesuguseid sündmusi. Ei pea olema lihtsalt laevasõit või seminar. Ja oluline on ka see, et meeskond on tõesti väga abivalmis, tagavad sulle kindlustunde ja korraldajale annab see vabad käed ja positiivse ürituse nautimise.